Tervist! Läbi on saanud vegan kuu ja võtame tema siis kokku erinevate numbrite ja andmetega. Kuidas ma siis seda arvutasin kokku, oli see, et ma võtsin kõik oma tšekid ja jagasin need oma toidud põhitoidugruppidesse ja vahepealt võtsin siis mõned protsendid sealt kas suhkru alla või kui oli tõesti, et üks osa oli ühest toidugrupist, teine osa oli teisest toidugrupist, et siis ma nüüd jagasin nad vastavalt ära ja selles väikeses tabelikeses on siis ülalt alla minnes, et väiksemas kõige rohkem on suurema arvuni, mida ma siis tarbisin ja see mass on kilodes, et kõige rohkem ma siis tõesti tarbisin piima ja sealt edasi puuvilja, teravilja, juurvilja, siis ebaliha, ubasid ja kuni pähkliteni välja, mida on siis kõige vähem. Et ja need täpselt need samad numbrid on pandud siia ilusti sellesse parankasse, et siit on nüüd natuke piltlikumalt näha. Ja need samad väärtused ma siis võtsin ja arvutasin välja siis 3 erinevat näitajat. Üks on veejalajälg, teine on heitgaaside jalajälg ja maakasutuse jalajälg. Et veejalajälg tulid mul siis kokku niimoodi, et see roheline on siis see vegan dieet, mida mina harrastasin eelmine kuu ja punane tulp on siis tavatoit, mida ma oleksin muidu kasutanud, eks ju, kokku neid erinevaid ressursse. Et kui ma oma veganid eksperimendiga ma kasutasin ära 116,66 liitrit, kui ma oleksin olnud tavaline tarbija, siis ma oleksin kasutanud 1133,36 liitrit. Et seda on päris palju. Ja mida ma kusjuures avastasin, mis oli minu jaoks täiesti uus, on see, et kui palju võtab enda alla vett šokolaad. Et šokolaadi kilo kasutab ära 20 000 liitrit vett, et seda ma ei teadnud, et see oli minu jaoks selline kõige suurem vaufaktor. Heitgaasidest rääkides, need on nüüd vähem kontrastsemad, et enamus sellest vahest tuleb minu arvates, kui ma nüüd vaatame neid numbreid pärast veisekasvatusest, ehk siis liha ja piim. Et veganina ma siis kasutasin märtsis ära 113 223,4 kilogrammi heitgaase ma siis tekitasin ja oma tavadieediga oleksin ma tekitanud 171 392,75 kilogrammi. Et no see on ikka päris suur, aga mitte nii suur kontrast, kui on maakasutus. Et maakasutus oleks mul tõesti olnud niimoodi, et ma kasutasin ära 79,395 ruutmeetrit, enda alla läks, aga kui ma oleksin toitunud tavaliselt, oleks minu alla läinud 2001,508 ruutmeetrit maad. Et see on nüüd tõesti seesama see veisekasvatus, nii piimaks kui lihaks. Et see siis on nagu kõige suurem enam-vähem sükse jalajäljen on jah see maakasutus niimoodi. Ja need samad need numbrid, mis seal all olid, mis ma ette lugesin, on siis võetud sellest massist, mis seal parankas oli ja selle ma korrutasin siis väärtustega, mida siit on näha nende linkide all, kui sinna nüüd klõpsata, on minu veejalajälg säärane ja see veejälg siis oletatava tavatoiduga, mis ma oleksin siis märtsis kasutanud. Et siit te nüüd näete, et mass on mõnedes kohtades muutunud, sest et ma olen pannud sinna oma tavalise dieedi sisse. Et šokolaadi ma oleksin kohe kindlasti söönud, eks ju, rohkem seda on, eks ju, näha, aga näiteks ubasid ma tegelikult üldse ei söö. Et siin on vist veel üks näitaja on puudu, ma nüüd ei leia seda hetkel siit üles, mida ma ei kasutanud. Kohvikaka, jah, pähkleid, ma ei söö väga pähkleid, nii et pähkleid ma võtsin sealt kah ära. Et ma
panen ka lingina juurde selle esitluse, et sealt saate ringi klõpsida ja vaadata, kuidas ta välja näeb. Veejalajälg on säärane, heitgaaside oma on säärane ja maakasutus on säärane. Ja mis mind väga pani imestama, oli see, et kui väike minu rahaline erinevus oma tavaostudest oli. Et ma juurdlesin seda numbrit kokku lüües ikka päris kaua ja ma tulin sellele järeldusele, et ma arvan, et see on sellepärast nõnda väike, et minu valik oli väike. Et tavatoitu saab osta seinast seina tõesti igasuguseid erinevaid tooteid on ja neid tooteid me ka ostame, aga kui ma vaatan seda sama vegantoitude valikut, siis see nagu ta on tõesti mikroskoopiline on see valik ja ma arvan, et sellepärast mul läks nii vähe raha, et mul oli nii väike valik, et mul ei olnudki nagu midagi osta. Pluss see, et välja sai ka minna tõesti vähem, sest et väga raske on leida kohta, kus saad valmis toitu või lähed üldse kohvikusse, kus on toit, mis on vegan. Et ma arvan, et ta sellepärast ongi nii samaväärne, et mul lihtsalt ei olnud valikuid osta sellist vegan toitu. Kui oleks olnud samaväärne valik, siis see oleks kindlasti suurem olnud, sest et tšekid näitavad, et enamus asjadest on kallimad. Mõned on sama hinnaga ja võib-olla vist 3 või 4 tükki oli see, et tšekk tuli siis summaalselt välja, et on isegi odavam. Et ma arvan, et see tõesti sellepärast, et ei ole valikut ja ei ole kohti, kus süüa väljas. Et ma arvan, et see on see, mis mulle siia ilusa numbri tekitas. Aga plussidest ja miinustest rääkides on see, et plussid on see, et kui ma juba leidsin oma rütmi esimese nädala jooksul, siis polnud enam raske poes käia, et ma teadsin, kuhu ma kohe lähen, mida ma lähen ostma, et siis nagu see elu muutus nagu lihtsaks, et esimene nädal oli küll nagu keeruline, ma olin nagu peata kana, aga no näed, sain hakkama. Ja paratamatus, et sa sööd paremini, on tõesti see õige, sest et noh, ega sa ei saa sükest crappi osta eriti, sest et seda lihtsalt ei ole. Ja sinna läheb see tervis ka alla, et no tõepoolest ma söin tervislikumalt, sest et noh, ega mul ei ole palju valikuid, neid ebatervislikke valikuid seal. Ja üks asi, mis ma seda hinda ka hoidis nagu odavamaks, et ma kokkasin rohkem ja ma sõin vähem väljas, sest et mul lihtsalt ei olnud väljas söömise valikuid ja sellega ma arvan, et ma säästin suurem osa rahast. Aga miinustest rääkides seda tulpa oli mul kergem teha, oli see, et mul on väike valik ja need valikud, need maitsevad siuksed huvitavad, nad ei maitse halvasti, aga nad maitsevad kuidagi võõralt või täpselt ei saa aru, mis see toode peaks olema või niimoodi. Ja kõige suurem nagu miinus, mille peale ma tulin, oli see, et sotsiaalsed situatsioonid on tõesti ikka palju erinevamad. Et on siuke ebamugavus, kui sa pead küsima ja kui tuleb välja, et sa oled vegan, et siis tulevad teistel küsimused ja kui sa pead küsima kuskilt väljas olles, et vabandage, et kas see asi siin menüüs on vegan, et see on siuke ebamugav, et sa nagu tahad siukest erikohtlemist ja see tuleb siukese egoistlikuna, paistab välja mõnele inimesele ja ebamugav on seda teemat katsuda ja mul oli tõesti, ma tundsin ennast täitsa võimetuna, et osades situatsioonides ma osaleda ei saa, sest et tõesti, kas ta siis tiirleb mingisuguse toidu ümber, mida mina ei saa süüa, sest et mul on see eksperiment käsil või ürituses on nagu
ongi üritus või mingi pidu ja seal on selline peolaud ja siis mina olen see, kes sealt nokib ainult, ma ei tea, juurviljapaagna juures, et see on tõesti sihuke, ebamugav on ja meie sotsiaalsfääris ega inimesed ei ole väga vegansõbralikud ka. Ma saan sellest aru, aga ma saan aru ka veganitest ja et jah, et keerulisem on olla vegan just sellest sotsiaalsest aspektist. Et need on nagu minu arvamused siin. Need ei pruugi teie omad ka nagu ühtida, aga need on nagu minu kogemused ja minu arusaamad sellest. Ja viimane tore asi, eelviimane, oli see, et ma kogemata kaotasin 1,9 kilo. Et seda ma ei üritanud teha, aga nagu niimoodi juhtus. Võib-olla kui ma oleksin üritanud veel midagi, oleks ma rohkem alust alla võtnud. Ja viimane asi oli minu lemmikretsept, mis oli siuke nii-öelda Nutella, et panedki lihtsalt kikerherned, kakaopulbri ja siis siirupi või suhkru paned blendrisse ja paned blendri tööle ja voilà, valmis. Et see oli minu lemmik asi, mida teha ja see oli tõepoolest maitsev ja palju tervislikum ka. Et see lõpetan siis sellise hea tujuga, et proovige järgi